investeerimisjutud. And action. Halloo, Pürs kuuleb. Tere, head investeerimisuulised. Te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 16. märts juba. Minu nimi on Tarmo Tanjas ja mina olen saanud siin mitu kirja Meelis, kus on inimestel väga hea meel, et sa tagasi oled. Tere Meelis ja tere kuulajad. Ohoo, tervist. Ja no väga meeldiv tagasi olla, et jälle turgudest arutada. Järgmine küsimus on, et kas sa oled juba turgudest väsinud ka? Tegelikult on ju üsna huvitav, aga teisipidi on ka üsna väsitav, et kuidas sulle tundub? Ja täpselt, eks seda infot tuleb nagu nii palju aknast uksest sisse, et no, eriti praegu on ju, kus on ikkagi turgudel on niisugused turbulentsed ajad ja ka geopoliitikas on väga turbulentsed ajad, et ja noh, loomulikult eks see kogu see fookus on endiselt ikkagist Iraani sõja ümber, mis hoiab siis turgudel niisugust korralikku pinget üleval ja võib-olla see märksõna on ikkagist see Hormuzi väin, on ju, et mis hoiab hetkel niisugust naftat seal kinni ja mis tekitab siis ikkagist ütleme naftaturul väga suuri pingeid. Ja mulle tundubki, et me oleme nagu liikumas sellises rütmis, et kui nafta hind tuleb allapoole, siis turud lähevad kohe ülespoole ja kui nafta hind siis paneb üles, siis turud kolistavad kiirelt nagu allapoole ja kui nüüd see nafta jääb ütleme sinna 100 kanti ja tõuseb nagu kõrgemale, siis turud nagu kogu aeg vaikselt tulevad nagu allapoole, et see näitab, et see pinge on nagu kasvav hetkel. Üks asi on ka huvitav, et vaata, kui tahad vanast murest lahti saada, siis mõtle uus välja, on ju. Et varem räägiti kogu aeg nagu tollidest, tollidest täna eriti, ma ei tea, kus sulle tundub, aga keegi väga ei räägi eriti, on ju. Kõik räägivadki naftast, kõik räägivad sellega kaasnast inflatsioonist, selle kohta on küsimusi tulnud pärast nagu selgitame. Aga ma küsin siis võib-olla Meelis, kuidas sulle tundub, et kas Trump on ennast kuidagi nurka mänginud või? Kõik tundub nagu hästi, on ju, justkui nagu eesmärgid on enamus nagu saavutatud, võiks nagu võidu välja kuulutada, on ju, aga see väin on ikkagi kinni ja Trump on palunud siin ju NATO riikide ja ise Kiina abi, on ju, aga teda ei kuulata väga. Jah, seda küll raske öelda, ütleme nii, et ma arvan, et natuke vara on selliseid järeldusi veel teha, et iseenesest nagu Trumpi enda sõnade kohaselt see sõja kõik on nagu nii-öelda enda targetist ees. Great success, jah. Jah, great success, küll jah, see väinaga tuleb veel tegeleda, aga kui vaadata nagu Iraani külje pealt, on ju, et siis tegelikult tänaseks on ütleme, Iraani juhid hävitatud, ma ei tea, võib-olla isegi 3. kihtjuht on ju, see ajatolla, see poeg, kellest keegi midagi kuulnud ei ole, on ju. Ja näinud ka ei ole, et väidetavalt on ju viga saanud, isegi mingi jalg on amputeeritud ja väidetavad on Moskvasse ravile viidud. Ja väidetavalt on ta üldse koomas, on ju. Et riik nagu nii-öelda ei teagi, kelle instruktsioonide järgi see Iraan täna tegutseb, on ju, et võib-olla ei tegutsegi kellegi instruktsioonide järgi, seepärast ühtegi päris elus juhti ei olegi, on ju. Ja vaadata on ju, Iraani mereväge on ju, siin väidetavalt on juba mingi 50-60 laeva hävitatud, see tähendabki seda, et Iraanil enam pole nii-öelda mereväge, on ju. Üks asi merevägi, aga ma mõtlen, et kas ütleme, Iraan on siin ka ju ähvardanud, räägime sellest saarest ka, mis see eelmine nädal mainisid, Kargi saar, ma isegi varem ei kuulnud, seda ei olnud nii suur Iraani spetsialist ka, aga seal on ju teema, et ma saan aru, et seal saare peal mingid relvastused on juba ära lõhutud, aga kui kui Iraan peaks endiselt seda väina nagu kinni hoidma, siis USA on ähvardanud ju seda saart ka ju reaalselt, ütleme, naftataristut kahjustada ja siis mul tekib see küsimus, et kas Iraanil üldse on võimekust USA kuidagi takistada, pigem ei ole. Jah, pigem ei ole, et tõesti siin
siin oligi vist eelmine laupäev, et kus ma vaatasin, USA andis selle Kargi saarele lööke, raketilöögid, aga ei antud nagu naftataristu pihta, et nii-öelda siuksed hoiatuslasud küll sinna lennuvälja ja mingite militaarobjektide suunas on ju, et see oli siuke hoiatav löök, et noh, mis näitab tegelikult seda, et kui USA tahaks, siis reaalselt see saart, noh, selle võiks nagu maatasa teha, mis tähendab seda, et 90% Iraani nafta ekspordist käib läbi selle saare, et kui see nagu hävitatakse, siis ei tea, kes saakski nagu Iraani kohta tulevikus öelda, et naftariik, et no Iraan on vastu lubanud siis muidugi rünnata kõiki tema naabrid, kes on ka suured energiatootjad. Noh, see turud kardavad muidugi seda, et noh, kui see rünnak nagu peaks tulema vastastikune, no mis siis nafta hinnast saab, et noh, ma arvan miinimum 150 on ju. Jah, tõenäoliselt küll, et see lühiajaliselt nagu paneb ainu üles, aga tõesti ütleme, noh, Iraanil täna on nagu ainult, ma ütleks, üks hea kaart, see ongi see Hormuzi väina kaart, mis neil käes on, ja kui nad selle Hormuzi väina nii-öelda ikkagist ära kaotaks kuidagi, USA nii-öelda võtaks selle enda kontrolli alla, siis nagu Trump ütleb, et siis võiks öelda, et you don't have a cards anymore nagu Iraani kohta, et siis laksust, ma ütleks, Iraan on selle sõja ikkagist kaotanud ja ilmselt siis nagu oleks korralik siuke pingete rahunemine, kus nafta hind nagu tuleks allapoole aga noh, seni kaua, noh, kuni seda Hormuzi väina nii-öelda kontrolli alla ei saa ja ka Trump on tegelikult Iraani ähvardanud, et kui nad üritavad seda mineerida või seal veelgi eskaleerida. Vist on isegi üritatud natukene. Ja midagi seal üritati, et siis tegelikult Trump hoiatas Iraani ka, et sisuliselt nad ei välista, et nad pommitavad nii-öelda Iraani sellised energiavõrke, mis on nagu elutähtsad nagu riigi toimimisele, et millede taastamine võib võtta 10-15 aastat arvestades selle riigi erinevaid sanktsioone, kus sa ei saa nagu paljud tooteid kätte, et siis tegelikult kui asi läheb nagu nii koledaks seal, et peabki nagu võtma väga äärmislikud meetmed ja selle Kargi nii-öelda saare naftatarist ja pluss Iraani sellise energiainfrastruktuuri ära pommitama, et siis tõesti Iraanil on päris tükiks ajaks tuled kustus on, et see ühiskond liigub siin 10-15 aastat tagasi, et see oleks nagu ilmselt siuke sotsiaalne kollaps ikkagist Iraanis. Jaa, no sa võid ju selle ära lõhkuda, aga küsimus on nagu selles, et kes siis nagu riiki juhib, et praegu ongi nagu siuke kahtlane on ja Iraan pole ju nõus, vähemalt minu teada USA tingimustel läbirääkimisi pidama, et noh, see lihtne Iraani rahvas on siis kõige suurem kaotaja ju. Jah, et kahjuks nii on, et eks tuleb kõige, ma arvan, et olulisem ikkagist on see, et see režiim Iraanis tuleb ikkagist ära kõrvaldada ükskõik kuidas, loodetavasti see juhtub ja ka mingil hetkel siis rahvas tuleb uuesti tänavatele ja see režiim nii-öelda kukub, et siis saaks nagu uuelt lehelt alustada ja kui seal on vähegi normaalsem nii-öelda režiim tuleb, kes on nagu ütleme koostöö altis nii-öelda läänega, USA-ga, et siis tegelikult eks selle kõik saab nagu uuesti ju üles ehitada, et aga teisipidi Meelis, ma olen ikka lugenud ja kuulanud, ega Trump on ka ju surve all, et ütleme, me oleme nii palju juba rääkinud, et tahaks rohkem korrata, et novembri vahevalimised ja edasi, tema enda mitmed meeskonnaliikmed, väidetavalt ka asepresident Vance ja ütleme välisminister, tahaks ka kuidagi, ütleme siis natuke nagu tagasi tõmmata, öeldes nagu Trumpile, et me oleme juba nagu võitnud, et võiks siis nagu tulla sõnumiga, et rohkem pole vaja nagu rünnata, aga siis ju režiim ei muuda, on ju. Jah, et võib-olla võikski vaadata sinna nafta hinda, mis ikka eelmine nädal oli päris ulme volatiilsusega, et siin tehti ajaloolised rekordid ka, et korra siin vist oligi äkki esmaspäeva, kui nafta käis siin $120 kandis. Ta oli ju hommikul oli seal üle 115 ja siis natuke rahunes. Ja siis kukkus nagu 180 peale. 80 peale, mitte 80 peale, et päevaga seal 32% kukkumist on, et mida nagu
ajalooliselt ei olegi nagu juhtunud, et ühe päevaga selline liikumine, et aga mis sellise liikumise esile tõi, oli nii-öelda sihuke koordineeritud rahvusvaheline tegevus, et kus sihuke rahvusvaheline energiaagentuur. Mina lugesin 400 miljonit barrelit naftavarusid. Ja, just, et tahvate reserve käiku lasta erinevate riikide poolt, et see korraks tõi pinged nagu alla ja mis on nagu huvitav see, et sihukest koordineeritud tegevust ei ole sisuliselt nagu kunagi tehtud, et alates selle energiaagentuuri loomisest 1974 aastast, et see ikkagist näitab seda, et me oleme nagu väga äärmuslikus hetkes elama, et kus võetakse sellised abimeetmed appi ja see, ütleme, see 400 miljonit barrelit, see on tegelikult ainult 20 päeva Hormuzi nii-öelda läbilaske maht, No, jah, vähem kui 6 saaks siis armuaega. Ja, et ma arvan, et siin praegu Trump ja ütleme Iraan ise ka nagu, et mängijad selle aja peale, et kellel ennem nagu pingetaluvus katkeb, et kas Iraanil saab nii-öelda raha otsa või siis kogu Araabia maailm survestab nagu USAt nagu ära lõpetama mingisugused rünnakud ja sõlmima mingisuguseid kokkuleppeid, et kes peale jääb, ma annaks ikkagist, ma arvan, et sõja siuke 4-5 nädal, et siis see võiks nagu hakata mingisuguseid tulemusi tooma, et praegu ongi 4. Praegu nüüd hakkas kolmas jooksma vist, et natuke veel vara, natuke siin tuleb nagu praadida, et ja kui siiski see sõda hakkab nagu venima, et siis ma arvan, et siin turgudel läheb päris ohtlikuks, et kui sa vaatad näiteks USA indekseid, siis indeksid kauplevad umbes 4 kuu tagustel tasemetel, et kuskil seal novembri tasemetelt ja tegelikult S&P on näiteks kukkunud ainult seal, ma ei tea, kas 6 või 7% tippudest. Jaa, et sina, Meelis, ma tean, jälgid nagu dollaris neid liikumisi, mina jälgin töö tõttu rohkem eurodest, kuna klientide portfellid, ütleme, sa päeva lõpus teenid eurodest nagu tootlust on ju, et kui eelmine aasta oli probleem, et dollar nõrgenes, siis praegu on dollar tugenud, et see on nagu aidanud kaasa on ju, euroinvestoritele. Jah, et aga vaadates nagu üldist turgu, et siis me saame aru, et seal see trend on nagu muutumas päris koledaks, isegi natuke on niisugune tunne, et tahaks juba ostma hakata, aga tundub natuke vara, et S&P näiteks on nüüd liikunud alla pikaajalise libisega keskmise, mis näitab tegelikult 200 päeva siis või? Jah, ei, vist oli alla 150 päeva või võib-olla oli isegi 200 alla selle, mis näitab, et trendi muutus on ju, et tasuks olla nagu ettevaatlik, et kui me siit ma ei tea, kas see nädal või järgmine nädal tagasi sinna ülespoole ei roni, et siis meil võib ikkagi turgudel minna üsna koledaks ja vaadates, kus VIX on täna, on seal 27 kandis, mis tähendabki seda, et turgudel võib olla siuke päris suur volatiilsus. Ja ta on ikkagi 2 korda madalam sisuliselt, kui oli eelmise aasta aprillis on ju tipphetkedel, et kui me siis nagu neid indeksid nagu ossime, et tegelikult ruumi on veel paanikaga üles minna. Ja ruumi on ja seda näitab ka see hirmuahnuse indeks on ju, mis on küll ekstreemse hirmu levelil juba, aga ta on seal 20 kandis ehk siis sinna alla 10 on veel kõvasti nagu minna ja selleks on vaja ikkagi siuksi mõnda 2-3 paanika päeva, et kus võib-olla tekivad siuksed huvitavamad ostukohad. Aga me ju mõlemad täpselt ei tea, et kuidas nagu saab, aga püüame nagu prognoosida, et mis sa meeles arvad, et kuidas see konflikt siis nagu lõpu saab, et mina ikkagi ootan ja näen seda, et Trump peab ka ju kunagi nii-öelda nagu takot tegema, kuidagi nagu tagasi tõmbama, sa ütlesid ka, et praegu algas 3. nädal, ma arvan ka, et see nädal midagi ei juhtu, aga võib-olla siin märtsikuu jooksul, ma arvan, me saame mingi lahenduse. Jah, märtsikuu jooksul ja ütleme, kui see lahendus ei tule veel, siis on lihtsalt turgudel on siuksed korralikud miinuspäevad, et ilmselt läheb korraks nagu paanikaks, see võib
tähendada on ju lühiajalist ostukohta, aga vaata, sõda on niisugune täiesti ette prognoosimatu tegevus on ju, et see ei ole nagu tariifide nagu see trall on ju, kus Trump ütleb, et okei, nüüd me lõpetame ära või lükkame midagi edasi, et sõjaga ma arvan, et see nii lihtne ei ole on ju. Ei, muidugi ei ole. Siis ütleme üks teema veel, et mis näitab, et see pinge on naftaga üleval. USA lubab ju nüüd vist oli 30 päeva jooksul, ma ei mäleta, millal see pihta hakkas, see stardipauk oli, aga ütleme siis Venemaal seda naftat müüa, mis neil seal tankerites on ju. Et nüüd lühiajaliselt saavad raha peale, aga sul olid nagu päris head numbrid, kus Venemaa riigieelarve, me teame nagu hädas on ju, aga päris kolenik on ju. Jaa, kusjuures väga, väga ülatav number tõesti, et kus sinna Venemaa Statistikaamet andis teada, et riigi nii-öelda eelarve defitsiidi numbrid, et kui nad alguses planeerisid, et see defitsiit kogu aasta peale mingi summa on ju, siis tegelikult see eelarve defitsiit tuli esimese 2 kuuga sama suur kui kogu aasta peale on ju. No teades, kui usaldusväärselt need numbrid on, ma arvan, et on veel hullem olukord. Ja tõenäoliselt on veel hullem võib-olla ja tõesti, kas seal on need 2 asja, et kas nad ei suuda nagu üldse seal prognoosida enda eelarvet või seda defitsiiti või siis on majanduse tulud on ikkagi täielikus kollapsis on ju. Et ja kindlasti nüüd see Trumpi sanktsioonide leevendamine kuuks ajaks ja kindlasti on venelastele hetkel häda vajalik, et suke silmus kaela ümber natuke annab õhku peale nagu. No aga kui see jääb kuu on ju, ega nüüd nii palju kui seda raha ei saa, see kulutatakse selle kiiresti ära on ju. Ja ei kindlasti, et ütleme, vaadates siin üldse Moskva kohta siin viimasel ajal uudiseid, et päris kõvasti on pildis see, et Moskvas ei ole siin üle nädala aja olnud nüüd mobiilset internetti, et inimesed on nagu niisugused pool keskajas on ju, et käivad ringi, internet ei tööta, ma ei tea, mis sündmusega see seotud nagu on, võimalik, et see on nagu võimuda mingi hull paranoia on ju, et see kindlasti näitab, mis need meeleolud on ja loomulikult ka see, et ka nafta ja gaasi tulud, see veebruari statistika tuli välja ja see näitas ka, et 40% on need tulud kukkunud võrreldes eelmise aastaga on ju, ja juba eelmine aasta oli samamoodi 50% kukkunud, et näha on, et Venemaal tõesti tuludega on siin probleeme ja seal midagi paremaks ei ole nagu minemas. Tõenäoliselt on kuludega ka probleeme, et on liiga suured on, et mõlema pool probleem. Kulud tõusevad ja tulud kukuvad. Mis on veel võib-olla nagu olulised asjad, et kui nüüd vaadata kogu selle taustal on ju, et nafta hind ja tõenäoliselt ka maagaasi hind on ju, me näeme seda, jäävad prognoositust natukene kauemaks nagu kõrgemale tasemele, aga see hakkab ju inflatsiooni survestama, et kui nüüd vaadata, USA avaldas oma veebruari lõpu tarbija hinnaindeksi, aastaga oli see kasv 2,4%, ja on väga hull, et tegelikult vastavad nagu ootustele, aga see on juba nagu vana number, et turg vaatab ju alati nagu ettepoole ja USA, ütleme, keskpanga istung tegelikult algab juba homme, aga otsus tehakse kolmapäeval, kui nüüd mõtleme, kus me nüüd oleme siin märtsi keskpaigas on ju, ja 2 kuu pärast sisuliselt on uus keskpanga juht Ameerikal on ju. Et Powelli kõne, ma arvan, päris huvitav kuulata ikkagi, et mis siis tema nagu see prognoos on, Trump ju me teame, tahaks kindlasti nagu ju intresse alla saada, kui sa täna seda teed, veelgi inflatsioonisurvet nagu juurde. Siin juba ma nägin Trump nii-öelda tweetis X-is, et kuna on see globaalne energiasokk, et tegelikult tuleks kohe reageerida, kohe nagu alla lasta, et kes siis nagu peale jääb, et tõenäoliselt keskpank on ikkagist eraldi seisev üksus. Et vähemalt see 2 kuud veel, ma arvan, et mis siis edasi hakkab saama, on juba teistmoodi. Eks see nafta hind on niisugune väga inflatsiooniline näitaja on ju, et tõenäoliselt see kõrge nafta hind tekitab inflatsiooni, aga see jookseb numbritesse viitajaga on ju. Jah, et seda tasub siis nagu jälgida ja neljapäeval üks päev peale siis Ameerika keskpanga istungit on ka Euroopa keskpanga istung, sealt keegi eriti midagi nagu ei oota, aga ega turul ju
sündmused toimuvad kogu aeg, on ju, et kellel on nagu laenud, kes jälgib näiteks 6 Euribor, on ju, alles oli see, ma arvan, 3 kuud tagasi, kus oodati, et 6 Euribor läheb sinna 1,5 kanti, on ju. Tänasel päeval 6 Euribor on 2,31 ja ma vaatasin nagu prognoose ka, et siin isegi sinna 2,5 kanti võib minna, kui see eskaleerub see probleem, millest me just nagu rääkisime, et eks siis Euroopas tekib ka ühel hetkel see inflatsiooniline surve reaalselt, on ju. Üks teema, mis on veel huvitav, ütleme, ma arvan jah, mis turge nagu juhivad, varem olid tollid ka, need on nagu vähem, energiast me nagu rääkisime, aga ega see tehisinternet ei ole ka kuhugi ära ju kadunud, on ju, et seal on, mis puudutab Iraani, siis ma nägin ka selle avaldus, et kuidas siis Iraan saaks nagu USA-le kõige rohkem haiget teha, üks asi on see Ormusi väin muidugi, on ju, aga siis on erinevad sellised andmekeskused üle maailma ju, ja siis Iraan on lubanud neid ka ründama hakata, et ma ei kujuta ette, kui võimekad nagu sellega on ju, aga oht on nagu olemas, on ju. Minu just seal Emiraatides sai juba kas Amazoni andmekeskuse baas pihta. Aga nad on lubanud rünnata üle maailma, selles mõttes jällegi mingid enesetapu terroristid, eks need on nagu kaitsud ka need asjad muidugi, on ju. Aga ütleme, see mure muidugi on ju. Aga siis teisipidi me teame, kui palju on sinna sektorisse investeeritud, me lihtsalt isegi need numbrid lugenud on ju, järjest on numbrid suuremad on ju, aga nüüd ütleme samamoodi, kulutused on juba tehtud, tehakse veel, ühel hetkel oleks nagu tulusid ka vaja, me näeme, et see igapäevaellu järjest rohkem tuleb sisse, see AI-ga tagasi nagu enam ei suru on ju, aga lihtsalt kuna nagu kulutusi nii palju nagu tehtud juba, siis börsifirmad ikkagi vaatavad seda kulu poolt ka, et kuidagi tuleb siis kulusid nagu allapoole ka saada on ja võib-olla üks selline märgiline uudis tuleb ikkagi Metalt, ütleme vana Facebook siis, ikkagi maailma üks top-ettevõtted ja ei ole vähe töötajaid just, ma nüüd ei vaadanud, kui palju nad konkreetselt on ikkagi üle maailma palju ja see ettevõtte juht plaanib põhimõtteliselt 5% töötajast koondada ja sõnum on, et AI suudab nende töö nagu paremini ära teha. Jah, nii on, et see AI ja robootika surub nagu väga jõuliselt peale ja kindlasti Meta kõrval, ega Meta ei ole ainuke, kes selle avaldusega välja tuleb, et seda me ilmselt näeme siin lähiaastad veel. Et ettevõtted, ühest küljest ettevõtted lähevadki nii-öelda efektiivsemaks, on ju, et seda tähendaks ka seda, et nende kasumid ja rentaablus on ju kasvaks, et mis nagu aktsiatele peaks väga positiivselt mõjuma. Ja siis üks huvitav asi, mis ma eelmine nädal nägin, oli see, et AI surub peale, nagu otsin, lühiajast tekib nagu põhimõtteliselt nagu seda töötajatele ka nagu survet on ju, aga minu arust oli see aasta vist 2029, kus tuleb nagu murdepunkt, kus siis nagu AI nagu tulekuga tuleb siis nagu uusi AI-ga seotud töökohti tegelikult nagu juurde. Et ütleme, inimene peab ikkagi ise ka olema siis nagu õppimisvõimeline eluga kaasas käima on ju. Ja egas need innovatsioonid, vaata, me oleme isegi ju ka rääkinud, kuidas on need tsüklid, ütleme, sa oled ise nendest väga hästi rääkinud mitu korda, et inimesed on sellisele innovatsioonile tavaliselt ju vastu, see tekitab siis segadust on ju, aga lõpuks, päeva lõpuks see viib ju elu edasi ja tulevad tõenäoliselt nagu uued töökohad ja asjad, mida me täna võib-olla ei suuda isegi prognoosida on ju. Jah, ega kõik see AI tekitab teises küljest omamoodi väga palju uusi töökohti. Et selles mõttes, mis ma tahan selle öelda, et paar aastat on nagu survet, kus kaob nagu töökohti rohkem ära, kui tuleb juurde, on ju. Aga ühel hetkel tuleb selline nagu teisipidi, on ju. Ja, eks see on räägitud ka, et tegelikult mis töökohad nagu ära kaovadki paljud hästi lihtsad töökohad ära, nii-öelda, mida AI suudab asendada ja siis samal ajal kõrval see AI ise tekitab hästi palju uusi töökohti, kus ikkagist on vaja mingisugust inimvõimekust sinna integreerida. Enne kui me läheme võib-olla möödunud ala võitjate ja kaotajate juurde ja siis ka nagu küsimuste ja portfellide juurde, ega siin Baltikumi turul ju väga midagi ei toimu, aga mulle jäi möödunud nädalast üks huvitav asi silma, kus selline ettevõte nagu Tesonet Global tunneb huvi Artea panga aktsiate vastu ja on nagu turult need ostma hakanud ja taotleb isegi luba, et saada nagu enamusosalus ja minu teada ka nagu IT-grupiga tegemist, et see viitab ka ju sinna poole, et ütleme ka Baltikumist järjest enam see läheb nagu digitaliseerimise peale, AI peale on ju, et päris huvitavad ajad, aga siis ma hakkasin mõtlema, et äkki ühel hetkel siis kui sellised tehingud hakkab tulema, siis ühelt poolt kohalik kapital hakkab võib-olla rohkem või tundma Baltikumi vastu ühel hetkel võib-olla siis ka väliskapital, et sellised põnevad ajad tegelikult ka siin ju, et
ja vaadates globaalselt, siis tegelikult jällegi see SpaceXi IPO oli siin teemaks. Kas ta on ikkagi nagu plaanis on ju, et kuigi plaanis kindlasti on, aga just, et võib-olla nagu viibib natukene. Ja seal pigem käis jälle uus valuation läbi, et siin plaanitakse niisugust 1,75 triljoni valuationi pealt see IPO teha, et sisuliselt tahetakse kaasata seal $50 miljardit ja seda tegelikult juba täna hakatakse vaikselt ette valmistama, ja mis nii-öelda selle SpaceXi need missioonid on, et mida nad selle rahaga teevad, üks asi on siis Starshipi rakette arendada juurde, siis teine on see, millest me siin eelmine aasta rääkisime ka, et on see AI data centerid kosmosesse mingi projekt ja siis nüüd on 3. missioon ka neile, et kus kuu peal on plaan teha mingisugune esimene baas nii-öelda SpaceXil, et jah, eks need on kõvasti nagu raha neelavad projektid, et senikaua on okei, kui investorid need kinni nagu maksavad, et aga kas need nagu reaalselt päris nagu tulu kuidagi hakkavad teenima, see on nagu siuke väga pikemaajaline teema juba, on ju. Et aga ma sain aru, et see IPO on plaanis juunikuus. Suvel või? Okei, need on karda seda, et investorite huvi nagu väiksem. No selles suhtes on see aasta nagu, natuke nagu erandlik, et kardetakse võib-olla seda, et kuna siin on nii palju neid hästi suuri ettevõtted tulemas, on ju, SpaceX on 1,75 triljonit valuation, see on maailma mingi top 10 seas kohe või top 5 või ma ei tea, kuskil suuruselt on ju, et siis lisaks on Anthropic on ju, siis see tuleb ka see aasta või? See aasta ka kuskil 400 miljardit on ju, siis OpenAI, see on siin räägiti 7-8 miljardist on ju, et kas reaalselt nagu jätkub nii palju raha, et iga ma ütlen sulle, et juuni on väga vale aeg, siis on jalgpalli investorid on mujale, ei tegele investeeringutega, et sügisel võiks teha. Et jõhker, et tõesti siin on nagu IPO-de sadu, aga kuna selles SpaceX-ist nagu korra mul jäi artikkel silma ka, et kuna see on nagu nii suur IPO on ju, et nagu kunagi Teslaga vaata oli see, et ta oli nagu börsil, aga teda ei olnud nagu listitud S&P 500 või Nasdaqis on ju, et nüüd tahetakse teha erand SpaceX-ile, nii et kui see börsile tuleb, et siis ta on ikkagi kohe nagu seal S&P 500 või nende suurtes indeksites ka sees nagu, et ilmselt siis on nagu, siis saab selle mahu ka täis märkida, seepärast kõik need S&P 500 fondid ja ETF-id nagu peaksid ka nagu ostma. Ja sellest ma saan aru, aga kas seda ohtu üle, et see indeks läheb veel rohkem kontsentreetuks sinna tehnoloogia poole peale, et ta juba seni on ka, nii et elu lähebki sinna poole. Üks suur tehnoloogiaettevõtte nagu juures on ju, ja samas kui nagu rabamiseks ikkagist läheb ja kõik tahavad allokatsiooni saada, et võib-olla ikka jääb puudu, et märgitakse see asi nagu üle. See võib ka turu ülesse vedada, kui nagu on nii populaarne on ju. No ütleme, see number, see 50 miljardit, viimane siuke hästi suur ettevõte oligi see Saudi Aramco 2019, kes tuli 30 miljardilise mahuga turule. Jaa, aga ütleme, et market cap on 6,5 triljonit on ju, et see on nagu 5% on nagu free float on ju, et väga huvitav ettevõte, aga likviidsust on näha, aga kuigi ütleme, summad on suured on ju, et sealt ka aitab on ju. Aga mis su silma jäi möödunud nädalast võitjad kaotajad? No siin oli päris palju siuksi liikumisi on ju, et võib-olla võiks alustada kohe Nebius data center. Sellest me oleme varem rääkinud ka on ju. Jaa, meil on Suure Peetril endalgi, kes ta korraks vahepeal sees olnud, aga siin eelmine nädal Nvidia investeeris jälle 2 miljardit Nebiusesse ja et viia nii-öelda need AI pilveteenused veelgi kõrgemale tasemeni ja kusjuures täna, enne kui ma siia tulin, ma nägin Nebiuse kohta tuli veelgi uudis, et kas Metaga mingi koostöö ka data centerid ja väga head partnerid tal siis. Ja aktsia oli jälle veel 15% kõrgemal, et see kindlasti annab nagu võib-olla data centeritele natuke sentimenti muutust, et tekitab positiivse sentimendi,
et jah, et vaatame, mis ta siin edasi teeb. No ma paneks siia patta natukene ka, ütleme, SanDisk ja Micron, kes pole nagu vaadanud SanDiski graafikat, soovitan, eelmise aasta alguses see graafik on loodi üles, on ju, noh, viimane kuu tõusis 27%, SanDisk ja Micron Technology peaaegu 17%, Micronil on, noh, ütleme, sel kolmapäeva tulemused, on ju, aga mõlemal on nagu ootused nagu, noh, päris kõrged, on ju. Nemad olid võitjate seas, aga siis, noh, kui ma vaatasin nagu Adobe tulemusi viimasel nädalal, noh, see on ka selline, mulle tuli kohe PayPal meelde, on ju, et kui ma vaatasin, graafikud on suht sarnased, ainult nagu alla, on ju, tundub fundamentaalselt juba väga huvitav, aga siis, kui ma seda Adobet vaatasin, noh, tulemused ikkagi alla ootust jälle, aktsia kukkus 11% ja kõige lõpuks siis 18 aastat firmat juhtinud tegevjuht läks ka veel minema, et noh, seal ei ole hästi ikkagi. Ei ole hästi jah, et noh, eks seda on nagu aru saada ka, et seal ettevõtte aktsia läheb ainult allapoole, et siis ei olegi mõtet seda kukkuvat nuga püüda, aga tegelikult võitjad oli veel siiski eelmine nädal, et üks siuke ettevõtte Marvell Technology, et tuli tulemustega välja, ülikõvad tulemused, hüppas siin 18%, see oli juba üle-eelmine nädal tegelikult ja mis seal tulemuste taga oli, et revenued viimane kvartal 22% üles ja aastabaasil 42% üles ja ettevõtte, ütleme, kus nad näevad seda kasvu, ongi see data centrite kiipide erinevad tooted, et seal on ikkagi väga korralik nõudlus ja kui me, ütleme, see 2025 aasta kogu kvartali nii-öelda see revenue oli $8 miljardit kuskil, siis nad näevad, et 2027 aasta see võiks olla $11 miljardit ja 2028 aasta juba $15 miljardit, et korralik kasv ja tegelikult ka me võtsime Suurde Peetrisse selles ettevõttes positsioonid sisse, et just tänu nende tulemuste väljavaadete peale. Lisaks Amprius Technology, mis meil kunagi on olnud portfellis. Just, et vist oleks ikkagi pidanud hoidma see ettevõte. No Meelis, aga see on küsimus sulle, aga jah, teisipidi jah, eks ma norin ka, et sul on nüüd erav kasvuportfell, stop-lossid peavad ka paigas olema ja vaadates, mis Ameerikas toimub, siis nad käivadki kord sisse ja siis jälle välja. Jah, et väga raske nagu hoida, et selliseid hästi volatiilseid aktsiaid, et vahepeal need kõikumised võivad olla 50% ja siis ürita seal sees nagu olla ilma riske manageerimata, et aga noh, eks see on võib-olla küsimus meile, et võib-olla peaks nagu eks me oleme üritanud ka ju, noh, eks me pärast räägime hiljem natuke, aga et vähemalt jätta mingi positsioon alles, mitte kõike lukku panna. Ja või siis pikema aja jooksul ja väiksemate summadega lihtsalt ehitada mingid positsioonid üles, et väga paljud ideed ikkagist on meil korralikult lendu läinud. Viimane, millega on ka ju hästi, on ju, ja mis tõusis viimane nädal natuke vähem kui 8% on ju Nokia, on ju, mida vähemalt 2 osas oled sa seda ostnud siin Suure Peetri kasvuportfelli. Jah, me isegi 3. Vähemalt 2, ma ütlen, ma ei mäleta, võib-olla 3, jah. Et Nokia on ka, et kõik see data centrit teema ja see optika lahendused, et ka Nokia on selles sektoris sees ja seal kogu selles sektoris on ikkagist taganttuul, et sellepärast see Nokia hetkel meile meeldib. Ja kas Nokia on ikkagi Soome Nokia? Noh tuleb I'm back. ja tegelikult üks aktsia, mis veel mäletad, Redcat, drooniettevõte, et see tegi ka üle-eelmine nädal 20% tõusu, et tundub, et üldse see kogu tänu selle Iraani sõjale see droonindussektor on tagasi. No jaa, me nägime ise, kuidas USA palus ju ka Ukrainat abi, on ju. Ja Redcati CEO ütles ka, et nad näevad nagu selleks aastaks massiivset tulude kasvu ja ka prognoosis, et ka 2027 aasta nad peaksid juba kasumisse jõudma, et tundub, et jällegi võib-olla liiga vara müüsime maha, et ei oskame seda asja ikka. Seal on seda potentsiaal, et paneme liiga kiiresti asju kinni. Ja loomulikult Nokia või see NIO,
et sinna jaa, kadunud poeg. et tuli tulemuste peale sinna nädalaga pani 20% kõrgemale ja ettevõte siis tuli välja esimese kvartaalse netokasumiga ajaloos. Kes on meie saated pikemalt kuulanud, siis me väsisime sellest ootamisest ära, mingil hetkel siis panime ka kinni, aga eks nad seda kasumit lootsid varem saada, tegelikult on ajaga üle mindud. Ja see on nagu tõesti nüüd tasapisi, ütleme, see kasum, mis nad said, olid tegelikult hästi väike, 17 miljonit, aga vaadates palju on neid niisugune kvartaalne nii-öelda revenue on, et siis see on $5 miljardit, see on väga-väga suur revenue, et aga tõesti seal nagu see viimane kvartal näitab väga ilusat kasvu, et see autode või see revenue kasv on year over year olnud 81%, et väga-väga ilus kasv, aga kas see nagu jätkub stabiilselt, ütleme ka järgmine kvartal. Sest sellel turul on ikkagi kõva konkurents ka, on ju? Jah, kõva konkurents ja mulle tundub, et see on natuke võib-olla liiga palju on seda laenu seal võetud. Võlga on palju, aga kui nad suudavad ka järgmine ja ülejärgmine kvartal ikkagist näidata tõesti, et see netokasum nii-öelda hakkab suurenema, siis tegelikult nii võib olla päris huvitav, et äkki nüüd on see moment, kus nad tulevad sellest august välja, mingil hetkel nad ilmselt tulevad. Ühesõnaga, see on selline, mida nagu jälgida kõrvalt on. Aga kui nüüd minna nagu portfellide juurde, siis eks siin on ju näete ise ärevad ajad olnud, meil on ju erinevad portfellid täiesti, Väike-Peeter ka, rohkem siin kohalikud aktsiad, Skandinaavia aktsiad, natuke on siin teravamad asju ka, aga ütleme, kuna tal tuleb siin korra kuus see 500 eurot juurde, siis me nüüd mingid vanu positsioone selle nädala jooksul ära ei müünud ja uus raha on nagu teel on, siis natuke peame ootama. Mis puudutab nüüd rahava portfelli, siis peale viimaseid 2 müüki viimane nädal ka ei müünud, portfell tuli allapoole 10 000, ma arvan, et natuke protsendi võrra umbes on. Aga mis on siis nagu toetama hakanud, dollar on tõusma hakanud, see on reaalselt nagu näha ka siin portfellis, eriti kui me mõtleme nagu reaaltinkame peale või ütleme mõnede USA positsioonide peale siin nagu veel on. Ja see on ka siis toetanud seda USA Treasuryt on, mis kaupleb seal mingi 4% tootluse lähedal on aga tolla tõusis ka, et see on nagu aidanud. Ehk natuke tuli allapoole, aga loomulikult on ju kõige keerulisem on, saan meeldisest täiesti aru sinust on ju, et see sama kasvuportfell, ikkagi suhteliselt terav asi, mis ma nagu mõtlesin, võib-olla natuke me võime siin tulevikus ise ka omavahel arutada, et meil on siin ju mingid positsioonid, mis ongi nagu pigem pikema vaatega, ma arvan, ütleme Berkshire näiteks on ka ju siin on ju, et suure peeti kasvuportfellis päris hästi vastu pidanud. Me hiljuti võstsime Microsofti esimese jupi, see on põhimõtteliselt nulli lähedal praegu, aga see võib olla ka ju täiesti selline aktsia, kui nüüd turud mingil hetkel nad peavad ju põrkama, siia kvaliteeti tuleb ilmselt siis nagu raha tagasi, aga meil on siin teravamad positsioone ka ja nüüd viimane nädal, et natuke seda püssirohtu siis nagu tekitada, müüsime nagu asju ära, paljud on nagu toorainetega seotud, et näiteks kulla positsiooni panime kinni on väikse kasumiga, siis vasekaevandad panime kinni on ja Augo, CD, ütleme lühendid ka sellised seotud asjad on et jah, see kuidagi need maavarad hetkel ei toimi tänu sellele, et ilmselt dollar on liiga kõrge. Et siis pigem ei tahaks kulda nagu ka, tuld ka ei liigu enam on et mis nagu on. Ajad on väga äravad. Just, aga see lühiajast nagu ei tööta. Ja siis ütleme, meie viimase aja üks paremad positsiooni see lühendina AAOI on sellest me siis panime 80% kinni, saime sealt peaaegu 2,5 korda kasumit, natuke vähem on rahased ka natuke mingi 45 000 vist on üks suuremad kasumit on see on nagu seda portfelli hoidnud, et ta on, ütleme siin umbes 9% miinuses kogu selle möllu peale on aga siin me seda viga ei julgenud teha, et kõik kinni panna, aga võib-olla Meelis, sa räägid ise sellest ettevõttes, et selle kohta
et noh, tead minust paremini seda ettevõtet. Ja ütleme, tegelikult vaata ühe vea, mis me tegime, mis närib mind siiamaani, on see Akstiga, et Aksti on täna kaupleb 50, me olime 5 pealt seal päris suurelt sees, me ostsime esimest korda 40 000. Sulle meeldib ennast nagu kiusata, et vaatad need vanu graafikud ja siis mõtled, et poleks, aga no tegelikult ka, et kui oleks nagu hoidnud ikkagi, kas või väikse positsiooni on. Ja, et selle AOI-ga natuke... Miks see Aksti nii palju tõusnud on? No haruldased muldmetallid on ju kaljum ja see kuidagi, ta on üks väheseid ettevõtteid, kellel on see nagu võimekus olemas, et eks seal tõenäoliselt eks ta on, seal taga võib-olla ei ole nii palju nagu seda fundamentaali, aga seal on lihtsalt see story, et kõik, mis on datacentrit ja selle nõudlusega seotud, kõik see sõjateema, raketid, seal on nagu neid toorainet nagu vaja on, et kuidagi siiamaani närib hinge ja kripeldab on ju, et siis tegelikult eks me üritame neid uusi rakette leida. Et mitte kõik maha hoia siis on ju. Jah, aga ütleme see AOI, et hoiame silma peal, tahaks seal tõesti suurelt sees olla, aga vaadates nagu seda turgu, et kõik see turg on nagu see momentum on hetkel nagu selliste rakettide vastu, et siis natuke võtsime riski maha, aga ma arvan, et see on niisugune positsioon, et võimalusel võtame juurde, see on täpselt datacentrite optikalahendustega seotud ettevõte ja mis on, ütleme, kogu see järgmise mingisuguse leveli pudelikael, et seda pudelikaela nii-öelda ületada, kõik need datacentrid, kõik need kiibid peavad endal parema niisuguse optikalahenduse sinna võimaldama ja see on üks ettevõte, mis tegeleb selle optikalahenduste kiirendamisega. See tõus on ikkagi päris märkimisväärne olnud, olgem ausad on ju, see on väga lühikese ajaga. Ja, aga ütleme kogu siuke optikasektor on täna siuke turuliider ikkagist, et kõik need lited ja shore'id ja mis meil siin sees on olnud ennem, et need tegelikult püsivad üsna hästi, aga ütleme võib-olla kõige rohkem lihtsalt täna teeb muret turu langus on ju, et me oleme langustrendis ja meil on sõda, meil on nafta hind üle 100, et see kõik on nagu siuke korralik vastutuul. No kasvuaktsiatele ikkagi jah, palju negatiivseid asju, mis nagu hoiavad tagasi on. Ja, et selle võrra me olemegi nagu ütleme päris suurelt jällegi cashi sularaha tekitanud, et seda turbulentset... No 40% natuke peale rahas. Jah, et seda turbulentsi siin natuke kõrvalt vaadata. Aga läheme, jah, aga meil mingid uued positsioonid ikkagist on ju, see Marveli võtsime, Amprius Technologit võtsime juurde. Ja roheenergeetikast võtsime EQT, jah, et kuna need samad andmekeskused nõuavad ju väga palju energiat järjest enam on ju, et siis see toodab siis rohelisemat energiat, et ütleme esimese positsiooni siis võtsime sealt ka tõesti. Just. Aga läheme siis küsimuste juurde ka, et aega mahtuda, et Rainer, põhimõtteliselt sinu AOI jätkuks, et ma saan aru, et Aster ja Labs on ka vist samast sektorist või? Ja ta küsib, et tal on ka see ettevõtte silma jäänud, et tundub päris hea ostukoht, et mis meie sellest arvame, et ütlen ausalt, ma olen seda nime kuulnud, aga mul pole olnud mahti seda nagu ise uurida. Ja, ta on õiges sektoris, täpselt see semikonduktorite konnektorid, et aga mulle veits tundub, et selle aktsia nii-öelda see pudelikael oli natuke aega tagasi ära, ütleme siin eelmine aasta, kus ta hullult buumis, et täna ta on kuidagi investorite huvi orbiidist väljas, aga ma arvan, et ta võib siin tagasi tulla, et ta on, ma oska öelda, täna iseenesest hinna poolest on nagu ostukoht küll, aga võib-olla ootad veel pool aastat enne, kui ta tõusma hakkab. No eriti nüüd, kui on keerulised ajad, siis on võib-olla raskem natukene. Siis Gustav, teda võitavad 2 asja täna eriti on ju. Plaatina hinna liikumine ja USA-Iraani sõda. Ja et kuna ta on siin uurinud, et ajalooliselt on trend, ütleme korrelatsioon kulla, hõbeda ja plaatina vahel on nagu päris tugev olnud, aga nüüd on kulla ainult 2 korda kallimaks läinud kui plaatina ja suhteliselt siis on ja samas on siis töötussektoris väga kõrge nõudlus ja tal on selline,
tees, et mis siis tõenäosus on, et kui siis täna nagu plaatinat osta, no võin nüüd lühidalt nagu öelda, et mul on mitmed kliendid, ütleme samasugust asja märganud ja pikalt neid oodanud, aga ajaloolised numbrid nagu toetavad seda, aga selleks võib minna rohkem aega, kui võib-olla investori kannatust on, et oodata, vähemalt mulle tundub niimoodi. Jah, eks ta on ju korralik ralli on nagu selja taga olnud, et natuke võib-olla nagu kulla ja hõbedaga, et seal on liiga crowded trade võib-olla, et äkki see momentum hakkab seal hetkel läbi saama, et on teatud metallid, mis lendavad, nagu see aksti ja haruldased muldmetallid, aga võib-olla mitte need suured nii-öelda põhimetallid. Ja siis Gustav on saatnud meile, ütleme, tema siis on jälginud YouTube'is ühte ülikooli professorit, ütleme mänguteooriast, sealt räägib nagu täpsemalt ja edasi ja viimases videos analüüsis ta Iraani sõda ja siis tema prognoosis, et USA siis tungibki mereväega ja jalaväega Iraani sisse ja et sellisel puhul siis see konflikt võib kesta 5-10 aastat ja et kuidas mõjutab selline tegevus siis finantsturge, et kes siis nagu võitjad ja kaotad oleks, et ta ise pakub võitjana kaitsesektorit välja. Mina ei usu, et see 5-10 aastat on võimeline kestma. Ennem läheb kõigil nagu juba nii palju halvaks, et tuleb mingi kokkulepe teha. Jah, ma arvan, et USA ju alles tuli niisugusest väga pikaajalisest sõjast välja, et seda viga nad enam ei taha teha, et pigem ma arvan, et see Iraani teema on ikkagi niisugune lühiajaline konflikt, mis saab kiire lahenduse ikkagist, aga suures pildis ega need sõjad on mõjutanud finantsturge üsna lühiajaliselt, et tehakse niisugune 5-10% langust ära ja finantsturg elab enda elu nagu edasi, et ütleme, mõnikord need langused kestavad kauem, aga see võib-olla ongi niisuguste nafta hindadega natuke seotud, et vaata nii nagu oli Ukraina-Venemaa sõjaga, kus nafta hind oli päris tükk aega nagu kõrge, et see tekitas ikkagist nagu finantsturgudel karuturu, aga mis ei toonud ikkagist kaasa recessioni või niisugust majanduslangust, et ma ütleme, suures pildis sõjad on isegi turgudele nagu positiivsed. Jah, Fred uurib, et kas me saaksime veel selgitada, kuidas toornafta hinna järsk tõus mõjutab globaalset aktsiaturgu ja inflatsiooni. Et me sellest juba natukene rääksime, et kui nafta hind läheb üles, inflatsioon läheb üles, inimestel jääb lihtsalt ju raha vähem kätte, et ka aktsiaid nagu osta, et igal juhul mõjutab nagu negatiivselt, on ju. Välja arvatud võib-olla siis mõned üksikaid sektorid, mis see mõjutab siis nagu positiivsemalt, on ju. Ja siis Hendrik küsib AI kohta investeerimises, et kui palju me ise kasutame tehisintellekti aktsiate analüüsimisel või ideede leidmisel, et tema on siis mingid variante siin proovinud ja üllatunud, et kui palju see suudab siis nagu aidata, on ju, et ma võib-olla alustan, et ma olen proovinud küll, ütleme, see sõltub nagu hästi palju sellest, kui täpselt küsimusi sa suudad nagu küsida ja tegelikult aitab päris palju, ütleme, erinevate fundamentaalide, konkurentide, riskide väljatoomisel, et mida osavam sa ise oled, mida paremad su enda teadmised on, et sa oskad nagu õiget küsimusi küsida, siis on ikka päris hea, jah. Ta hoiab nagu jõhkralt aega jubedalt kokku. Muidu sa peaksid nagu otsima nagu kuskilt aasta aruannetest ja guugeldama igat asja nagu eraldi, aga see AI suudab sulle laksust teha nagu mingi asja valmis ülevaatena nagu. Ja siis meie vana siis ütleme püsikuulaja Rahaküpsis lõpetama siis tema küsimusega, et tema vaatas CNN-i videot ühe võimaliku stsenaariumi kohta, kus tulevikus saaks siis naftat osta, aga mitte ainult nagu dollaritest ja siin eurodest, aga Hiina juanidest ka ja et mis me siis arvame, mis see siis tähendab dollari kursile, et ma saan aru, Meelis, sul oli aega see video üle vaadata või sa tead seda, mul ei olnud nii palju aega, aga seda on ju varem ka nagu üritatud, et eks ta nagu negatiivselt nagu mõjuks on ju, aga seda on varem ka üritatud, aga see nii pole välja tulnud on ju. No jah, ma arvan, et tegelikult täna ikkagist Iraan ei ole sellises positsioonis, kes saaks nagu dikteerida, kuidas sealt kogu see Araabia hakkaks nagu nafta, mis valuutas nafta hakkaks liikuma, pigem vaadata, nagu me ennem rääkisime, ajatollasid 3 kihta vist on tapetud, riigis pole enam
nagu adekvaatset mereväge, pole reaalset sissetulekuid, on ju, et sisuliselt USA nagu hoiab nii-öelda seda võimu ikka või kontrolli selle enda kontrolli all, et ma arvan, et seda USA ei lase mingil juhul läbi ikkagist, et selle jaoks, seda me näemegi, et mis see USA nii-öelda sõjavägi suudab teha, on ju, et see ongi see superpower, on ju, ja see kaitsebki dollari ülevõimu ja dollari nii-öelda naftavõimu. Tõmbame siis tänaseks otsad kokku, et ma ei tea, kas kuulda ka on, et meil hakkas siin ruumis konditsioneer nii ägedalt nagu tööle, et annab meile vist märku, et on aeg saatega otsad kokku tõmmata. Ma ei kuule isegi enda häält. Et ühesõnaga, aitäh kuulamast, teiega olid Tarmo Tanines ja Meelis Maasik ja kuulmiseni siis juba uuel nädalal. Kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi ma praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.